Tere ilusat teisipäeva sulle, kes sa meid hetkel otse vaatad. Kui sa vaatad hiljem järgi, siis anna ka teada, tervita meid. Nii vahva Kaja ja Sirle juba tervitavad ja Kajal on juba aruanne ka esitatud. Saladuskatte all ütlen, et mina olen tema raamatupidaja, mina talle tegin selle. Ja täna on minul üks lemmikteema katta. Minu nimi on Triin Pärn ja üheks minu ülesandeks on siin grupis viia läbi põnevate inimestega laive, kuidas nad näitavad ära, mida sa saad ise ära teha enda ettevõttes. siis ma mõtlesin, et ma kutsuks iseennast täna külla, sellepärast et minu põhiline fookus on raamatupidamine juba viimased 10 aastat. Ja ma mõtlesin, et kuna hetkel on ju aasta kõige kuumem periood raamatupidajatel, sest et on majandusaasta aruannete koostamise aeg. Tähtaeg on 30. juuni, nii et ega see väga kaugel enam ei olegi. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitaksin programmi, mida mina olen kasutanud juba alates 2017. aastast, siis kui Merit Pilves oli. Ja tegelikult ma teen ettevõtlust ehk siis raamatupidamisbürood koos oma emaga. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas see sai alguse. Ma juba põhikooli ajal käisin emal kontoris ja siis seal olid need tšekid hunnikutes lademetes. See oli tegelikult päris kohutav, kui palju neid oli. siis ma mäletan, mul oli oma marker ja siis ma tõmbasin seal, mis kuus see läheb. Siis tegin augud ja panin ladede vahele ja siis algas see sisestamine. Õnneks tänapäeval on märksa lihtsam raamatupidamine ja võib-olla sina ei olegi tegelenud sellega, et sul on tohutult palju neid tšekke, mida sa pead niimoodi töötlema. Ja miks on üldse hea, et on teil oma emaga seda pereäri, on sellepärast, et piisavalt personaalne on meie teenus, aga samas ka juhul, kui näiteks üks meist haigestub või on puhkuseperiood, siis me saame teineteist katta. Ja enne kui me asume asja kallale ja näitan sulle Merit Activas, kuidas teha põhilisi asju, ostu, müüki, siis tegelikult on väga palju maksuvabasid kulusid, millest ettevõtjad tegelikult ei tea, et neil on võimalus neid teha. Ma tegin ka tasuta e-raamatu, mis on siis minu kodulehelt leitav ja tasuta alla laetav. See on saanud meeletult head tagasisidet, sest tõepoolest, kui sa alguses alustad ettevõtlusega, siis sa üritad hästi palju kulusid kokku hoida, ei võta endale raamatupidajat, ei tee raamatupidajaga isegi konsultatsiooni ja siis tegelikult need maksusoodustused kui sellised jäävad kasutamata. Sest ma vaatasin, et kui minu juurde järjest tulid kliendid, siis oli see, et oi, aga sa ei olegi kasutanud seda ega seda ega seda ja vastuseks öeldi, et ma ei teadnud, et seda sai ja sellepärast ma tegingi selle pisikese e-raamatu, kus on siis välja toodud erinevad kulud, mida sa saad teha. Aga sa võid anda teada, kas sina juba kasutad Merit Activat ja kui ei kasuta, siis mine sa tea, äkki tänasest hakkad kasutama. Sest et raamatupidamiskohustuslasel on kohustus säilitada 7 aastat raamatupidamisdokumente ja nii vahva on neid seal Merit Activas pilvepõhises programmis lihtsalt klõpsuga hoiustada. Nii et ma jagan nüüd ekraani, ma tegin väikese ekraani salvestuse, et meil täna siin hästi sujuvalt ja mugavalt see esitus läheks. Ja ma panen enda kaamera kinni, muidu ma katan natukene ekraani. Aitäh, Kaja pani siia ka lingi, kus saab maksuvabade kulude kohta natuke rohkem lugeda. Või noh, päris palju lugeda. Ja alustame siis asjaga. Esimene samm on see, et sa siis lood enda ettevõttele baasi. Lisad siia ettevõtte nime, valid siit firma tüübi ja siis mis on arvestuse kuupäev. Enamus ettevõtjaid on, kes minul on mitte käibemaksukohustuslased ja siis nemad teevad siia, valivad linnukese, et ei ole käibemaksukohustuslased. Siia lisan panga informatsiooni. Ja mina kasutan, kui kliendil on mitu näiteks LHV kontot, siis ma tegelikult lisan kohe nimetusse juurde viimased numbrid ka, et hiljem on palju lihtsam, saad aru kohe, et mis kontol mis jääk on. Ja nüüd oledki siin baasis. See on siis selline eelvaade, mis sul kuvatakse ettevõtte töölaud. Siit näed laekumata müügiarveid ja siit ristikestest saad kinni panna, mida sa ei soovi, et sulle ei kuvataks siia. Siin näed, et saad, mis kasutajad on. Ja läksin kohe siia ka, et see pank, mis me sisestasime, et kuvab siin kohe ära.
siin on ka kassad ja kõik tasaarveldused toimuvad läbi siis maksete alt. ja siit näitan ka, et siin näitab ära, mis on see litsentsiaeg. kui sa oled alles esimest korda ja tegelikult sul on väga vähe tehinguid, ütleme nii, et paar ainult kuus ja sa ei maksa endale palka isegi ega midagi, siis tegelikult Merit Activa pakub sellist vahvat boonust, et 6 kuud, esimesed 6 kuud kuni 100 kandeni saab programmi kasutada tasuta. Aga kui sul näiteks juba suurem maht ja sa tahad kuskilt üle näiteks tulla, siis kui sa jätad enda kontakti, siis ma saan sulle –50%-ga programmile ligipääsu. aga et siit sa siis näed seda litsentsi infot ka, et millal see hakkab aeguma näiteks. et hetkel mul on see 6-kuune periood siin. ja asumegi kohe asja kallale, et kuidas siis neid müügiarveid teha. Kõik siin, mis müügis näitab, siis saad teha, võtta näiteks müügiaruandeid välja, seda siis hiljem, kui sul juba neid näiteks rohkem on, et soovid vaadata. aga kõige põhilisem on see, et sa paned lihtsalt, et uus ja saad valida, programm annab automaatselt sulle arvenumbriks 1000. soovi korral, kui sa soovid, et seda muuta, siis vajutad siia paremal hammasratta peale ja üldised seadistused ning numbriseerijad. et kui sa soovid, et oleks mingi muu numbriga või oleks väiksem või suurem, mis iganes, siis sa saad siia ise panna. ma panen hetkel 100. ja nüüd, kui ma lähen seda müügiarvet looma uuesti, siis lähen jälle müük, müügiarved ja vasakult uus müügiarve. ma panen siia lisa ja hakkan trükkima ettevõtet. teeme näiteks veebikoolil arve, siis äriregister juba soovitab seda infot, ehk siis kõik väljad on juba eelnevalt täidetud, mis on tohutult mugav. siia soovitan kirjutada kohe ka ettevõtte siis e-posti aadressi, kuhu see arve saab saata. siin saab panna maksetähtpäeva, et milline on kokku lepitud. viitenumbri alusnumbrit saab panna, et oleks näiteks 66 seesama viitenumber. ja valuutad näiteks ka, et kui sa teed välisriiki, siis sa saad valida midagi muud siit. ja ma soovitan teha linnuke ette ka, et näita arvel kliendi võlasaldot. see tähendab seda, et näiteks kui oletame, klient on võlgu jäänud ja sa teed talle ikka veel teenust edasi ja järgmine kuu esitad arve, siis ta näeb sealt, et tal on seda kogusummat, mis on tal vaja tasuda. ja kui sul on mitu panka siin, siis sa saad valida, kuhu sa soovid, et see kontole sulle see summa laekuks. minul on hetkel üks, nii et väga lihtne, et siis ei pea seda siia panema ka. ja siis siit alt salvesta. ja nüüd on näha, et arvenumbriks kuvaski 100, mis ma enne ära seadistasin ja kuupäeva saan ise sinna ka sisse trükkida. hetkel lihtsalt palus vaikimisi seda kuupäeva, millal ma selle koostasin. ja nüüd sa valid artikli. näiteks teenuse müük ja näiteks oletame, et näiteks ma teen veebikoolile selle laivi eest siin arve. siis ma trükin siia summa sisse. ja nagu sa näed, et kuna me alguses valisime, et ettevõte on mitte käibemaksukohustuslane, siis käibemaksu arvele ei tule. ja siis, kui on arve valmis, siis salvestad kindlasti ära. ja nüüd on siin paremal PDF, ta näitab, milline see arve välja näeb. saad hiljem lisada kõik siia tegelikult ka oma logo ja värvi, et hetkel on siin see helesinine, aga võid seda ka hiljem muuta. ja siis siin all on see minu pangainfo. ja me täitsime ära seal ka selle, vaatame kohe, ja kui meil on arvet vaja muuta, siis vajutad selle pliiatsi peale ja siis saad seda arvet muuta vastavalt soovile, mida soovid sinna panna. näiteks ma tahan, et tuleks seal assisteerimine ja ta tuleks kohe niimoodi, et koodiga, et see nimetus, ma peaks iga päev, iga kord seda nimetust uuesti trükkima, siis ma saan lihtsalt teha sellise koodi ja et mis kontole ta läheb kasumi aruandes. siis saan trükkida siia selle info või siis ise jälle selle kopeerida, et valikuid on mitmeid, et kuidas ise soovid.
hiljem sa saad seesamast arvest teha näiteks koopia, kui sul on näiteks igakuine, et valik on sinu. nüüd on arve valmis, nüüd on siin paremal selline ümbrik. ja me panime siia saaja e-posti aadressi juba ära ja annab sellise vaikimisi selle teate, milline see kiri välja näeb, kui me välja saadame. aga oli näha, et ei olnud seal saatja e-posti arvet. nii et siis tuleb minna üldised seadistused ja e-posti seadistused. ja siit saad siis valida, millist kirjade saatmisviisi kasutad. mina kasutan enamasti arve@merit.ee, arved on läinud läbi selle kauga. ja siis panen siia saatja e-posti, millega ma siis lõin selle kontoga. ja nüüd ma saan tegelikult muuta seda ka vaikimisi sõnumi teksti, et näiteks ma soovin natukene näiteks personaalsemat, et minule meeldib näiteks öelda tervitused alguses, kui niisugune koht on või kirjas, siis ma saan siin seda muuta. võtan selle näiteks PDF-i sealt ära, et seda saad ise kõike muuta siin vastavalt soovile. ja siis salvestan selle ära. ja siis ta on vaikimisi, seesama kiri läheb alati kaasa, kui ma arvet programmist väljastan. kui ma nüüd müügiarved ja vajutan selle arve lahti ja vajutan uuesti selle ümbriku peale siin paremal, siis on juba need saatja e-post siia ära kirjutatud. see on hea, kui need asjad tulevad automaatselt, vähem eksimisruumi. ja siis see minu tekst, mida ma siia ka kirjutasin. ja siin all on siis, näitab ka, et millal see saadetakse. näitan, milline see kiri välja näeb ka siis vastaspoolel, et kui ma saadan iseendale näiteks selle kirja. ja ma näen praegu, et siin oli küsimus, et kuidas toggle track'i juurde lisada, siis küll juba vastaski, et toggle track'i raporti saab ise lisada failina juurde. just täpselt, see ongi see koht nüüd, kus kui saadad raporti juurde, siis on siin selline asi nagu lisamanus ja saad lisada juurde siia. mis mulle eriti meeldib, et hiljem jääb programmi sellest jälg maha, et millal ma selle arvega välja saatsin. ja vahel ma panen isegi koopiaks, et mina ise saan koopia. ja siis siin näitab, et millal siis meiliga saadetud. siis kui väljastad e-arve, siis näitab, millal on e-arve välja saadetud. mis on eriti suur pluss, on veel ka see, et avalik sektor nüüdsest soovib ainult e-arveid, ehk siis see tähendab seda, et kui sa siin lood arve, siis on võimalus saata välja e-arve. ja milline see kiri nüüd välja näeb, kui ma avan need, et mul tuli, minu ettevõtte nimi on praegu hetkel Demokonto OÜ ja siis minu selline tekst, mis ma siia juurde kirjutasin. Piia küsib, kuidas mina helistan enamasti läbi Meriti, siis mul jääb siia jälg maha ja ma panen vahel ka ennast koopiasaajaks, et tuleb mulle ka meili iseendale. mida ma kindlasti soovitan ära teha, on, et sa lähed maksete alla ja seod ära, näiteks LHV-ga sidumine on aktiiva kasutaja tasuta ja siis siin on väike juhend ka, mis teeb selle eriti mugavaks ja saad siis juhatuse liige saab seda teha kas siis mobiil-ID või ID-kaardiga. et see tähendab seda, et kui sa saadad arve välja ja arve on tasutud ja see sidusus pangaga on ka tehtud, et siis ta seob selle automaatselt ära. või siis teine variant on, et saate panga väljavõtte lihtsalt importida, et avav fail. et laed alla sealt pangast endale ja siis siia ülesse. ja kui me lähme nüüd uuesti vaatame, mis ma teen, ma tegin see natukene varem, salvestasin ette et müügiaruanne, et ma saan siit vaadata, mis arved ma olen koostanud. et annab mulle kohe teada. ja sealt on hea vaadata ka kliendi võlgnevusi, et müük ja kliendi võlgnevused. ja näiteks ma teen praegu avaliku sektorile arve näiteks Teliale, siis ka ta ka täidab kõik info ära. ja siis ei ole vaja tegelikult siin e-posti täita. salvestan ära ja paneme näiteks siia, et turundusalane nõustamine ja kui ma salvestan ära, siis tekib siia nupp e-arve, et kes võtab vastu neid, siis tekib selline
nupsi ja kui ma vajutan selle peale, siis see läheb välja ja jääb märge maha. Kui ma lähen nüüd müügianalüüsi, siis ma saan vaadata, et olen 2 näiteks assisteerimist teinud. et siin on hästi palju põnevaid neid aruandeid, mida saab avastada ja enda strateegiat võib-olla natukene mudida või vaadata, mida sa soovid teha. peamine on jah, et müügiaruanne ja siis nüüd ma näen, et need 2 arvet kajastuvad siin ilusasti ära, mis ma olen teinud. ma saan vaadata klientide lõikes, arvete lõikes, artiklite lõikes. et väga palju aruandeliike on siin. siis siin näitab, et on e-arve vastuvõtja on tal ka siis see telema. tuleb sinna siis, kui ma sealt saadan. nii, ja lähme nüüd edasi. vaatan, et väike. nii, läksime nüüd ostuarvet tegema. ostuarve sisestamiseks lähen ostuarved ja taaskord sisestan siia tarnija. mul oli siin veebikool juba eelnevalt loodud ja lisan juurde siia faili, nagu ma just ütlesin meie selle webinari alguses, et raamatupidamiskohustuslane peab säilitama neid dokumente, arveid, algdokumente 7 aastat ja see ongi see koht nüüd, kus sa lisad dokumendi külge. ja siin lähen ka, täidan ära kõik asjad, mis on oluline, et kuupäev, maksetähtaeg ja siis arvenumber ka juurde. et kui sa ise ei taha siin trükkida, et maksetähtpäeva, siis sa saad lihtsalt need ise ka sealt tarnija kaardil ära muuta. et valik on sinu, et mitmeid variante on, aga kõik jällegist, mis on enne ära tehtud, seda mugavam on. ja siis valin, et olen teinud see raamatupidamisteenust pakkunud, panen siia hinna ja valin, et oleks õige kulukontoga siis, et hetkel raamatupidamisteenus ja siis salvestan ära. see on nüüd üks viis, et kuidas lihtsalt ise teha seda käsitsi, aga hästi mugav on tänapäeval Cospocket, mis ühildub praktiliselt kõikide tarkvaradega, et ka nendel on väga hea sidusus Meritiga ja Cospocket kuni 5 dokumenti, mis ta ära digiteerib, on tasuta, aga kuni 100 maksab ja sooduskood Triin Parn annab sulle esimese kuu tasuta kasutamist, seda robopaketti. Kaja paneb siia ka lingi ja siis saad seda lähemalt uurida, et seda ma hetkel ei näita, aga seda saab teha. ja nüüd on selline variant ka, et kui sa oled arve sisse Meritisse saanud, siis siin all on koosta maksekorraldus saada panka. see tähendab seda, et kui ma nüüd selle pangaga liidese ära teinud, siis ma saan otse siit saata selle panka. see on nagu super mugav. ja siin jälle ütleb, et ka, et mida sa pead tegema, et seda otseühendust pangaga ära teha. ja nüüd sa saad vaadata, kas need arved kõik ilusasti kajastuvad, näiteks ma võtan hetkel lihtsalt kasumi aruande. saad vaadata siin, millised kuud või aasta üldse, mina võtan näiteks 1 kuu. ja siis siin näitab, et müügitulu reale, siis ma tegin 2 arvet. minu müügiarved kajastuvad, siin saad peale klikkida, näed, mis siia tuli, mis ma siia sisestasin ja siis üks kuluarve ka. kell juba pressib peale meil. Lähme natukene üle aja, et kui sa hetkel praegu kuulata ei saa, siis saad seda siit grupist hiljem järgi vaadata või siis Youtube'i kanalilt. ma ei saa teid ära lasta, mul on nii palju infot veel ja järgmiseks ma näitasin ära teile, kuidas müüki teha, kuidas ostu teha. tegelikult raamatupidamist on täiesti okei ise teha, kui sa tead, mida sa teed. et ma soovitan väga teha alguses konsultatsioon raamatupidajaga ja siis on see täiesti võimalik neid lihtsamaid asju ise ära teha. eriti veel, kui sa endale palka ei maksa ja sa oled mitte käibemaksukohustuslane. ja siin ma võtsin välja ka bilansi, kus näitab, et ostjatelt laekumata arved 50 ja et võlad tarnijatele, sest et see pole veel, need 50 eurot pole veel laekunud ja see ostuarve pole veel tasutud. saad siit kõik mugavalt vaadata ära. ja järgmiseks ja siit ma vaatan veel korra, näitan teile ka, kuidas vaadata, mis arved on sul maksmata.
ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne. siit saad valida kuupäeva, mis seisuga sa soovid vaadata ja siin on võlaliik. ja siit saad valida, kas siis võlad tarnijatele või võlad aru andvatele isikutele või Maksu- ja Tolliametile. ja näitan nüüd ka, et teile aruandvat isikut, et kuidas näiteks endale sõidupäeviku eest autokompensatsiooni maksta. et saab nüüd uuest aastast on selline mõnus boonus, et sõidupäeviku alusel 550 € on maksuvabalt ehk siis 50 senti kilomeetri kohta. Välislähetuse puhul saad 75 € esimesed 15 päeva, üle edaspidi 40 € ja ma tegin enda blogisse ka blanketid, et minu kodulehele minnes siin on blanketid ja kõik need kolm olulist sellist tabelit saad siit alla endale laadida ja siis asuda asja kallale ja endale maksuvabasid kulutusi välja maksta ja teha seda korrektselt. ja näiteks, kui ma lähengi siis kodukontori kulude peale, siis kerid siit allapoole, siis saad laadida alla. ja siis selle alusel täidad kõik need asjad ära, mis seal on, mis read ma olen sinna pannud, et tuleb ära täita, siis saad selle sisestada programmi. ja paned siit soovid tabelit ja saad laadida endale kohe alla kodukontori kulude tabeli. siis tuleb välja tuua ettevõtte nimi, hüvitise saaja ja faili kasutamiseks enne tee sellest koopia endale, et sa saaks seda kasutada. ja siis, et mis kuu või aasta kohta siis seda hüvitad. ja kodukontori puhul tuleb leida siis ka proportsioon. ma kirjutasin siia paremale ka mõned tähelepanekud ja saad hiljem süveneda. hetkel oletame siis, et on ainult üks pisik arve, 250 €. teen PDF-i, siit saad siis valida ka, et mis kujul ta jääb sulle. korra panen tagasi, et laadin alla PDF ja siis sa saad panna siit vertikaalpaigutusega, aga ma jätsin praegu hetkel meelega horisontaalpaigutusega, ma kohe näitan, miks. ja kui sa lähed selle tabeli alla, et siis sa saad ära täidad, siis sa saad selle ilusasti raamatupidamisse panna. ma lähen tagasi nüüd Merit Activasse. ja võtan aruandvad isikud esiteks üldse ja muudan ära nimetuse, mis selle aruandva isiku siis selle nimi on ja ka lisan siia pangakonto. ja lähen aruannet, valin uus kuluaruanne, valin Triin Pärn ja siit siis kuupäev juurde, millal ma seda hüvitan. kirjutan juurde märksõna, et see on kodukontori kulud ja maikuu eest. ja siis siin jälle lisan klõpsuga juurde selle aruande ja miks ma selle tegingi niimoodi vales mõõdus siia on see, et siin on väikesed sellised suurendusnupud, et sa saad sellega teha alati suuremaks, ükskõik milline arve on, kui on liiga pisikese näiteks kirjutatud, et see on väga mugav. ja siis saadki selle endale tegelikult ka välja maksta, kas siis siit maksete alt ilmub siia, lisan siia pangakonto numbri, ma enne panin valesse kohta selle. ja siis ta teeb selle nüüd kohe aktiivseks meil ära ja siis ma saan selle kas siis saata või loon maksefaili. ja sellega saigi minu poolt selline kiire ülevaade läbi ja sa võid anda kommentaarides teada, et noh, kuidas tundus siis ja kuidas sina üldse hetkel enda raamatupidamist teed, et isegi kui sa oled pisike ettevõte, siis tegelikult on sul hea, kui sul säilib arhiiv pilvepõhises programmis, mis on turvaliselt hoiustatud, et sa ei peaks neid Drive'is tegelikult taga ajama. ja mis teeb veel heaks programm, on see, et sa saad aastate lõikes, oletame, et sa saad 3 aasta andmed on sul seal sees, saad võtta võrdlevad raportid ja vaadata kohe ära, et ai, kui palju klientidel olen teinud, muuta enda näiteks strateegiat, mis iganes. ja siis kohtume järgmisel nädalal uuesti siinsamas grupis uutel teemadel
ja peatse kohtumiseni ja aitäh, et sa võtsid oma päevast selle aja eest, tulid kuulama. ja nii tore on, kui sa hiljem annad siin kommentaariumis ka teada, et sa olid kuulamas. aitäh sulle, peatse kohtumiseni.